Siin uudistestuudio mikrofoni juures Rohkede Pelak. Reformierakond ja Eesti 200 on pöördunud valimisteenistuse poole sooviga juhtida tähelepanu teatud nüanssidele ja korrigeerida seega ka valimistulemusi. Esitatud avalduses märgitakse, et praegune valimistulemus on suuresti valitsuserakondade teene. Isamaa ja Keskerakond ei oleks ilma Reformierakonna ja Eesti 200 ennast salgava tegevuseta valitsuses omanud mingisugustki võimalust valimistel head tulemust teha. Valitsus on enam kui aasta jooksul näinud suurt vaeva ja teinud palju kaheldava väärtusega otsuseid, et tänane olukord tekiks. Suurem osa hääli, mis anti, olid protestihääled ja oleks õiglane, kui valitsuserakonnad saaksid sealt ka oma osa. Ettepanekut arutatakse ka õiguskantsleriga. Esialgu ongi ettepanek, et Reformierakond ja Eesti 200 saaks 10% protestihäältest endale, mis annaks tulevikus erakondadele võimaluse ka ainult protestihäältega võimul püsida. Ja veel valimistest. Tallinna linnavalitsuse moodustamine nelikliiduna ja ilma Keskerakonnata on võimalik, märgivad Isamaa, Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 ühisavalduses ja lisavad, et võimalik on see siis, kui moodustamine kestabki 4 aastat ja lõpeb pärast järgmisi KOV-valimisi, pärast mida hakatakse uuesti linnavalitsust moodustama ja see moodustamine jätkub ka läbi kõikide valimistsüklite. Võti ongi pidevas moodustamises ja koalitsiooni läbirääkimistes, sest valitsemisega neljakesi siiski toime ei tuldaks, on erakondade üksmeelne hinnang. Ja riigi rahandusest. Valitsuses on laual ulatuslik maksumuudatuste kava, mis vabastaks nii juriidilised kui ka füüsilised isikud kohustusest makse maksta. Kursimuutus käib koos Maksuameti hiljutise plaaniga saada ülevaade ettevõtete ja eraisikute pangakontodel toimuvast. Ettevõtted ja töötajad ei pea enam makse maksma, kui Maksuametil on ülevaade kontodel toimuvast, võtab amet ise kontolt vajamineva summa ja inimene ei pea ennast maksuteemadega üldse vaevama. Tema ülesandeks jääb ainult piisavalt teenida, et oleks mida kontolt võtta. Kui midagi enam ei ole võtta, saadab Maksuamet ergutuskirja, kus märgitakse, et inimene või ettevõte võiks tublim olla. Ja valitsus annab teada, et valmis on saanud ka seadus, milles sisalduvad lõplikud seisukohad üleminekust talve ja suve ajale. Arvestades seda, et erinevatel huvigruppidel on alati diametraalselt erinevad vaated kellakeeramise küsimuses, on kõiki rahuldavaid variante raske leida ja nüüd valitsus otsustas, et ükskord keeratakse kella veel ja minnakse talveajale. Kevadel aga lähevad suveajale ainult naised ja mehed jäävadki talveajale. Naistele meeldib suvi tavaliselt rohkem kui meestele. Naised saavad pidevalt suveajal olla ka tund aega varem ärgata, aastaringselt ja nii paremini toima tulla kuhjuvate kodutöödega. Samas saavad naised jälle tund aega varem magama minna ja mehed omaette tund aega kauem televiisorit vaadata või muidu ekraanis istuda, nii et üksteist ei segataks. Eetris olid uudised.